Täna oleme siis BYD-s, kus BYD andis meile nädalavahetuseks siis uue BYD Seal U täiselektrilise auto. Proovitada, vaatame, sõidame sellega Tartusse, käime läbi Moto Exoticalt ja enne seda võtame poisid Peetrist peale. Nemad veel ei tea, millega me tegelikult täna tuleme ja vaatame üldse, et kuidas on siis BYD-ga siis maanteotsa teha ja natuke pikemalt sõita. BYD ehk siis Build Your Dreams on maailma üks suurimaid elektriautode tootjaid. Alustas akude tootjana, kuid nüüd on tuntud uuenduslike ja taskukohaste elektriautode poolest. Populaarsed mudelid nagu Atto 3 ja Dolphin on vallutanud turu. Tänu Plate Battery tehnoloogiale saab kiirleadega aku kuni 80% täis umbes 30 minutiga. BYD ei ole lihtsalt elektriauto, see on ka meelelahutuskeskus. Paljudel mudelitel on sisse ehitatud juhtmevad mikrofonid ja karaoke funktsioon, mis muudavad iga sõidu lõbusaks. Kujuta ette, oled teel pere või sõpradega, panid oma lemmikloo ja laul võtab üle kogu autosalongi. BYD toob innovatsiooni mitte ainult sõitmisse, vaid ka sellesse, kuidas sa teekonda naudid. Vaat seda, auba, kus käib alles ringi või? No, vaat see on luksus. Ei, nii, saime auto kätte igastahes, väga mõnus, ikkagist väga kvaliteetne nahtsisu. Väga mõns, annab siukse ikkagi luksusliku vaibis auto. Nüüd lähme vaatame, võtame poisid peale, üllatame neid selle pilliga. Eks me tee peal kindlasti käime üle ka muud statistikaid ja asjad, mis sellel autol on. Aga väga huvitavad funktsioonid ja mis seal ikka. Kihutame siis Tartu poole. Täna teeme siukse vabama vlogi, räägime natuke juttu. Alustame jälle bremsi juurest. Meil on nüüd nii, et Kaspar ja Siim läksid Inchcape'i praegu. Aga meie Markoga ei tea, mis autoga nad tulevad, kas see on BEM, Ford või BYD, eks me näe. Kui on elektrikas, läheb huvitavaks, sest praegu on väljas jälle talv tagasi, -4 kraadi oli hommikul. Ja mis seal ikka, kui nad jõuavad, siis teeme vaatame esimese emotsiooni ka. No nii, BYD staarid on kohal. Nii, võtame kohe poisid peale, esimene emotsioon. Vaatame, mis siin toimub! Pidu! Millega toimetate mehed? Siuke värk või? Toi, sellega saab küll Tartus pulli teha. Yes! Aga räägi rahvale, mis pill on siis? Me juba ennem tegime tegelikult väikse sissejuhatuse ära, aga tuleb peale on BYD Seal U Karaoke Edition. Ei tegelikult on tavaline, aga hüppake peale, läheme. Time after time, we are the champions, my friends. Super. Ja ega kui tahad ise ka Rooket niimoodi laulda, siis mine Veego lehele ja osta endale üks BYD. Seal on kõik laulud, kõik värgid-särgid olemas, nii et anna minna. Ütle üks huvitav fakt ka BYD kohta. No, BYD kohta või? Kui me auto jätsime, range oli 400, nüüd on Tartu sõiduga 162 järgi, isegi külmade ilmadega suhteliselt täppi on pannud oma range'iga, mis on üllatavalt hea. See on suke huvitav. Oot. Marko, kas sina tead, mis see siin on? Uude hulk. Ei ole. Taskulamp. Ei ole. Gert, kas sina tead, mis see on? See on mingi pliiats äkki, saad ekraani peale joonistada. Ei ole. See ekraani puhastaja. Ei ole. See on turvavöö lõikaja. Ja see osa on siis... Küsi, mis see on? Vaata seda. Selleks akna katki lüüa. Vaat. See uue süsteemiga, et sa vajutad akna peale. Aga demonstreerivad on. Jaa, see... Tal on see süsteem, ma olen näinud, keegi on leiutanud välja siukse uue vidina, et näed, press the glass, ehk siis sa lihtsalt vajutad selle klaasi peale, ta teeb siukse löök takkavad klaaslik ette. Nii, üks asi, mis me pole vaadanud siia, on kapoti alla. See oli lihtsalt või tõsta. Ossab, poiss. Kuule, aga siia mahuks pagasid panna veel ju. Aga mis sa siis oskad rääkida selle mootori kohta? See oli 160 kilovatida. Jah, aga akupank on? 87. Koma vist midagi, jah? 1,1 äkki oli midagi tukest. Jube palju ruumi on, siin võiks olla nagu topeltmootor, ma ei arvan. Jaa. Aga tead, mida ei näe või? No. Õlivarlast. Vaat seda ei ole küll, jah.
äkki Siim peaks küsima, tule otsi õlivarras üles. aga näita mulle, kus sa kütust paned siin. Kütus, vaat sellega on ka nüüd niimoodi. Siin on siis tavaline nii-öelda laadimisosa on ju ja siin oli veel see super, hüper kiirlaadimine ja mis huvitav funktsioon on, seda ma näitan veel pärast tegelikult. Ja väike üllatus, mida poisid ei tea. Aga selle autoga saab veel igast välja teha, nii et jääge ootele, ma pärast õhtupoole näitan, kui pimedast läheb, siis saab ka teha. Üles. Welcome. Mis sa meile rääkida oskad? Väga viisakas oleme. Siin on külaliste raamat, ma näitan seda kohe, kes siin ennem on käinud. Siin ei ole kui keegi käinud. 32 tolline telekas. Ei, see on 40 ikka. Et ole? Nii, tuleb ma näitan teist korrust ka. See on see põhikoht. Siin on esimene magamistuba. Siin on esimene vannituba. Peaaegu. Siis siin on esimene magamistuba. Mõnus katuse aknaga, jube ja siin on teine magamistuba, siin on natuke madalam voodi muidugi, kui teises toas oli. Aga see ei tähenda seda, et ta on ebamugavam. Aga miks madalam? Sest siin on nii vähe ruumi vaata, pole mõtet panna siia seda... Lagi on madalam või? Jah, siis ongi, sul ei pannud seda voodi raamise alla. Ja siin on 3 magamistuba. Nii, laps. Aga küsimus, meid on 4, sa näitad 3 magamistuba. Ja keegi ütles seda, ma mäletan, tahtis Stevenil on magada või jagab kedagi ka voodit, ega siin ei ole mitte midagi muud. Selline see väike olemine on, lükkame tõusust läbi, sätime ennast valmis, lähme siis Corvetti avamisele. Näidusele. Corvetti esitusele. Vot, mis asi, kuhu me lähme siin? Ma ei tea. Uue Corvetti. Kuhugi me kutsed saime? Kuhugi saime kutsed, lähme vaata uue Corvetti üles. on Ameerika auto toob siis esimest korda Corvetti Eestisse. Ametlikult müüki. Aga selge, kiire pesu ja seal näeme. Nüüd oli nagu enne just rääkisime oma Häärberist, siis nüüd olemegi jõudnud Tartu messikeskusesse. Messikeskuses täna toimub siis tegelikult uue Corvetti tutvustus ja ametlik nii-öelda praasni. Ehk siis saab poiss. Ühesõnaga, läheme sisse, vaatame läbi ja näeme seal. Ja näeme seal. Yes. Te näete küll, selle taga on CF Moto, aga see ei ole tegelikult põhiasi, mille pärast me siin oleme. Ja oleme küll. Me saime öösel siia sisse, kedagi teist ei ole, ainult me kahekesi. Ja tegelikult meid on 4, Siim filmib, Linno teeb seal üldse mingit instamaterjali. Lähme lihtsalt, vaatame neid pille, teeme mingit lollusi nendega, tõmbame mingi karpa tagant ära, kui homme proovisõidule, siis vennad käima ei saa pilli. Lähme vaatame ringi veits, mis me siin... Me saime küll see õhtul sisse, aga tegelikult toimub seal Corvetti esitlus täna. Seal on uus C8, nii siis tavabensiinimootoriga kui siis elektriversioon, mis on, nad ju öelnud ise, et see päris hübriid oleks. Aga see hübriid annab esisillale natuke jõudu juurde. Ja tegelikult, kui numbreid vaadata, siis hübriidversioon on päris palju kiirem. Nii et vaatame sinna ja kohe lähme vaatame masinat küle. Ja väike fun fact siia kõrvale on tegelikult see, et Euroopas on hetkel neid ainult 2 tükki. Üks, mis tegelikult pidi siia tulema, see kahjuks kohale ei jõudnud. Aga õnneks üks legend nii-öelda tellis endale siis Lätist aparaadi ja oli nii lahke, et oli valmis selle siia välja tooma. Ja mis me nüüd näinud oleme? Venna pillis päev läbi, mingid vennad käivad ja tuuritavad lihtsalt. Ja, lihtsalt. Hübriid. Aga seda me mõtlesime siis hübriidi. Tavalist on, aga seda hübriidversiooni pidi väga haruldane olema. Kuna auto tegelikult on nii uus, ütleme, statistika ei ole veel peas, siis teie heaks võtame brošüüri sealt, kus on kõik info kirjas, natuke kirjeldame autot teile seda ja siis saame autot lähemalt ka vaadata. Aga me peame hakkama... Veel see mängu teema on, vaata ikka, ma hakkan sult küsima detaile. Davai. Okei, mulle ei näidatagi brošüüri. Mulle Ameerika autod meeldivad. Vaatame, kui palju Kaspar teab Ameerika autodest. Palju on üldse Corvette? Mis mudel see üldse on? Kas sa tead, mis mudel see on? 08 oli või? See on C08. C08. Z06 on Corvettidel siis võimsam mudel. Ja 3 versiooni on siis. Mis versioonid on? See oli Stingray, E-Ray ja siis oli see ja siis ongi Z06. Näed. Ja siis tegelikult on ZR1 veel ka, aga see on nagu next level juba. Hakkame pihta siis. Mis mootor on?
sellel E-Rail oli 6,2 liitrine, õige. siis Z06 oli 4,8 äkki või? 5,2. 5,5. 5,5. No aga kõik on V8-d. Kõik on V8-d. E-Ray on tegelikult kõige kiirem neist. 2,9 sekki 100-ni. Just. Eks mina ütleks seda, et elekter hakkab vaikselt üle võtma. Ja täna tulime ka elektriautoga tulime siia. Just sellepärast, et on natuke kahtlust, et elekter hakkab minema, kuigi see ei ole tavapärane elektriauto selles mõttes, et teda ei saa hübriidiks ka kutsuda, sest tal on küll aku on sees, aga ta laeb ennast ainult kas siis kiirendamise või tähendab pidurdamisega ja sa ei saa seda niisama laadida. Ja sellel oli nii, et seal on 2 võimalust, kas siis linnas enam-vähem 10 minutiga, kui sa pidurdad, siis saad aku täis laadida või, mis on palju huvitavam lahendus, on see, et kiirendad 240-ni ja siis pidurdad nulli ennast. Ja siis on aku täis laetud. Ja siis saad juba kellegagi joonele panna. ja siis annab minna. Korra tõmbad jälle joonele, jälle kiirendad, pidurdad, jälle tagasi. Jõud, palju on jõudu? Jõud on niimoodi Stingrail 482 hobujõudu, E-Rail 644 hobujõudu ja Z06 on 646 hobujõudu. Aga tegelikult sellel Z08 ma olen väga palju uurinud selle auto kohta, tal on väga palju ägedaid funktsioone. Sa saad esiotsa tõsta näiteks ja niimoodi, et ta salvestab ära, ütleme, kui sul on enne kodu, on näiteks lamapolitseinik, kui sul on garaaži sisse sõita näiteks siukse nurga, et sa pead nina tõstma, et ta salvestab ära sul selle. Nii kui sa koju sõidad, ta tõstab ise nina üles sul, saad ilusti koju sõita. Ja pluss on niimoodi, et ta filmib samamoodi, kui sa lähed rada sõitma näiteks, saad salvestada kogu ringi ära, näitab seda seal sees. Pluss on see, et tal on siis nii Cabrio versioon, kui siis tegelikult igat Corvetti saad teha põhimõtteliselt Cabrioks. Tal on see ära tõstetav katus, võtad maha ja tal on pagassi täpselt siuke ruum, et tõstad selle väikse katuse maha, sealt põmm, paned pagassi, mahub ilusti ära ja lähed edasi. Nii et väga äge, minge vaadake kindlasti YouTube'ist full review'sid selle auto kohta, väga lahedad lisafunktsioonid. Lähme. Tule. Mine euro. Sest palju Vot. Kuidas oli? Meeldis või? Pigem meeldis. Teeskan väikse lisaküsitluse siia vahele. Kumb värv rohkem meeldib, sest siin oli väga suurt vaidlust. Kas teile meeldib helesinine või tumesinine? Kumb on tegelikult parem? Pane kommentaar meile. Üks asi on veel, ärge guugeldage, pakkuge lihtsalt kommentaaridesse, mis on tagarefi laius. Ja vaatame, mis inimesed pakuvad. Kes õigesti pakub? Anname mütsi või? Anname nokatsi. Jah, just. Lihtne. Kuule, kõige olulisem asi. Hinnad. Panen mulle hinnad ka ära ja... 100 000, 145 000 ja 180 000. Täpselt siuksed hinnad ongi. 106 000, sa ütlesid 100 000. Yeah. No 6 kaupled alla, on ju. Sa ütlesid 145, siis on 146 000. No tonni kaupled alla. Ja 186 000, sa ütlesid 185, ütlesid või? Midagi. No selle hinna kaupled alla. Ja nagu ikka eestlastel käibemaks ka veel maha ja siis ongi juba hästi. Ja ongi põhimõtteliselt pool muidu saada auto kätte. Teeme üks testi või? Kas pill tõstab ennast koha peal? Aga me ei oska ise küll minna sinna. Proovi sa praegu. No ma proovin. Kus see lahti? Vaadab, ma ei ole isegi. Kus see lahti käib üldse siit? Nüüd tuleb siis nii-öelda esimest korda istub autosse. See sobib väga hästi. Istub esimest korda autosse. Kuna ta on review'sid vaadanud, on ju, siis järelikult on ekspert meil. Ehk siis ekspert nüüd hakkab autot tõstma üles alla. Ta vaatab, kui lihtne see on. No. Kas auto peab käima ka selle jaoks või? Pane käima, jah. Nii, teeme lifti siis või? No. Nii. Ussub poiss. Palju tõusis? No ikka... Et saab lamavast saab üle või? Ai, kindlalt. Pigem saab. Mootor on veel kuuli peal, siis ei tohi tuure anda väga või? 30 kraadi näitab õlitempi. No. Kas vaadata, see läks hingame raskemaks? Kas tekkis mingi emotsioon või? Ei, väga mõnus on. Aga pöördeid on üllatav, et tal on 6000 pööret ainult. Aga see konsool on küll väga huvitav, et kui kõrval istu oled, ega sa väga midagi ei näe, mis kokpitis toimub. Vaata, kõik on siis sõitja järgi tehtud. Ja... Juhile orienteeritud. Kuidas istmed on? Väga mugavad. Ma proovin, kas seda on, kuidas ta siit küljepadjad liiguvad kõik. Saab täitsa kinni ennast tõmmata siia. Praegu siis siin on Bose helisüsteem väga orienteeritud nagu juhile kogu see kokpit. Selles mõttes väga mugav.
istuda tegelikult väga mugav, ma arvan, see korvtool, sa saad nii palju seda külje pehmendust ka timmida, et hoiab väga hästi kinni. Ekraani puhul ma ise videote pealt arvasin, et ekraan on suurem, kui ma praegu siit vaatan. Aga selles mõttes ei ole midagi hullu, väga huvitav disain, kellelgi teisel sihukest ei ole. Kas see on kõige suurem ekraan üldse või? Ma arvan, siia rohkem suuremat ei saa, sest siit on juba see nupupaneel tuleb ette. Aga ma ütlen. Vaata, kui näed musti neid ääri, sealt ei või olla see, et sul on... Ma kahtlen. Eks selle auto puhul võib-olla see sisu ja see ei olegi nii oluline. Peaks proovima sõita ja siis oleks näha, mis ta päriselt nagu teeb. Siin on üks huvitav feature. Linki ei ole. Vaadake, siin on siuke pisike nupp on, kus sa saad ukse lahti teha. No. Ta on esimene Corvette, millel on kesktagmootor, nii et nüüd ta on täitsa päris sportauto juba. Ongi kõik. Mis sa just selle auto kohta ütlesid? Kesktagmootor. Ja mis autod on esimene? Esimene sportauto. Ei ole. See on superauto kullaks. Superauto või? Jah. Esimene taskukohane V8 superauto. Aga see on ju ChatGPT-ga translate'itud. Ma tean paremini. See on ikkagi superauto. See on... Mitte sportauto lihtsalt. No ütleme jah, see on... Esimene taskukohane või? Just. Okay. Esimene taskukohane superauto. Okei. No, aga minu arust ära. Seal ei ole link, ei ole sealgi. Siin? See ei ole link või? See ei ole link. Mis ta on siis? Siit käib, see on see õhu... See katsu? No see katsu saati, seda ongi katsumiseks ainult. Ma sulle teen katsumiseks ainult. No. Mis siis, kui sa siit ustavad, see on õhu ava. Ma avasin siit ju vaata. Ei, ma tean. Aga siin on, tundub, et karbonit on juba päris palju pandud. Karbon rool. Siin, tule vaata seda sisu. Läheb kohe värviga kokku. No, vaata seda. Sinine, noh. Karbon. Kõik on karbon. Carbon fiber. Ja mis on? Carbon fiber. Nüüd on ametlik osa selja taga. Ära ole nii ametlik, enam ei viitsi seda kuulata, seda teksti. Nüüd lähme vaatame tagasi Härberisse ja vaatame, mida Tartu meile veel pakub. See vend ei saa mitte midagi enam aru. Kell on 4.30 öösel. Tulime paigaldama plakateid. 4.30 öösel. Ei, see ei ole hullu midagi. Ära sellepärast mõned. Ruttu. Ta ei kuule. Sealt ei kuule midagi. Auto! Anna edasi. Tegelikult me oleme 4.30 öösel KS autoplatsil. Meil on luba olemas, me paneme siia ilusa bänneri Vego ülesse. Siin on vego.ee, suurim eestimaine sõidikuportaal. Ja eestimaine on see, mis on märksõna. Ja meil on mingi 7 kohta veel, kui me peame täna öösel jõudma. Ehk siis ma arvan, me lõpetame mingi kell 8 hommikul. Jep, let's go. Nii, tsirkel ka laadimisjaamas. Vaatame esimest korda, kui lihtne ta on. Availa B. Kumb see on? 1 või 3. RFID kaardor, select another. Mida muffi, kas ma pean? No, mida muffi? Start remote session või? Confirm. App or web portal to control the charger. Mis kui pagana web? Mida muffi, no? Oot. Nii. No, fotot teeme siis, vaatame. Ops, tsirkel ka. Ei ole üldse midagi nii lihtne ju. Ülikiired laadijad. Üksus pole teie riigis saadav. Ma ei saa alla laadida seda äppi. Nii, ja. Siimu telefonis sai äppi alla laadida. Siin on charge. Plug in the cable to see your charger here. Jah, pane lihtsalt sisse see. Oba! No see on kaabel seal ju. No, ops. Sul näitas, näed, mingi märk. Jah, ja start. Jah, ja starting. Kontolt hakkas raha maha minema. Ossa kurat. Oi. Midagi hakkas pihta. Vaatame, autos saab ka näha või? On, charging in progress. Ja. 8 tundi 25 mintse näitab. 8 tundi 25 minutit. Aga siin näitab 8 tundi 25 minutit. 14 plus akut. Eks me ehituspoes oleme jälle. Red Bulli vaja. Võtame üks sugar free. Siin palju sa maksid ennem, kui sa ostsid? 100 euro. Me võtsime 18 suksupakki eest.
aga räägi, miks meil need otsa said, meil oli nii palju neid ju. Jaa, sellepärast, et esiteks me oleme pool Tartut pannud täis, on ju. Ja noh, oleme ausad, aga viimane see bänner, inimesed juba väsinud ka. Ja natuke keerasid metsa täiesti viltus, lohakalt. Ei no võta need 2 ära ja lähme minema. Mõtleme veel mingi 5 minutit. Paneme nüüd Tartu veegot täis. Aga mis rahaline kulu? Rahaline kulu 45 eurot ja 51 senti või? Aga mõtle, sama raha eest sa saad põhimõtteliselt 46 kuulutust veegosse ju, ära autolle. Tegelikult 45 eurot läheb 45 kuud, saad rahulikult kuulutada, pole mingi küsimus. Jääb isegi raha üle natukene. Authenticate to stop the session. Pane siia vastu vaata, just äkki vaata. Mis asi see? Vot. Sa Ei ole. oleks olnud maksmine praegu ju. Siis ma ei maksa millega, mis ma... Siin on auto. Ei no seda ma ütlengi, aga millega ma teen? Telefonkaardiga. Seda ütleb failed. Kassi ei ole kaasa. Olengi siin samas. Sellega on nii, võtsime, et läheme pool täis, aga ei ole. Siin otsust ise, kui sa lõpetad laadimast. Panen korra äpi kinni. Kuule, nüüd ma pidingi äpi korra kinni panema, siis läks, see nupp oli nagu mitte aktiivne vaata. Laps. Olemas. Kas me oleme elektriauto võhikud või? Ma arvan küll. Aga mis me saime siis? Circa 30-40 minti ja pool akut või? Umbes nii. Ühesõnaga, asi oli tegelikult lihtne. 2 korda avamis nuppu vajutada lihtsalt ja saab välja. Mis me tegime tund aega? Kõike muud. Me ootasime tund aega, auto ei laadinud ka, mis on kõige kehvem. Tund aega lihtsalt oli laadja taga, aga auto ei laadinud. Aga ma vaatasin 250 kilti, nii et... Saame Tallinnasse või? No tegelikult me oleme Tartus ka veel sõita, et me saame tagasi tulla siia. Saame. Super. Mis poisid teevad jälle? Jälle järgmist plakatit panevad siia ülesse. Täiesti uskumatu. Nagu kolmas hetkel. Kui te lähete laadimast autot on ju, ja te ei saa siis laadijat pärast kätte, siis teadke seda, et 2 korda tuleb avamisnuppu vajutada, et see lahti tuleks. Ukse pealt, mitte puldist. Ukse pealt, jah, just. Aga Auto 100 kohta fun fact on ka meil hea koostööpartner ju. Neil on täitsa välimeedia meiega ju. Jah, on. Et jah, Veego reklaamid leiab ka ilusti Porsche platsi pealt. Kust veel leiab? Terve see tänav on põhimõtteliselt Veego reklaami täis, noh, minge sõitke. Vaadake, mitu reklaami te leiate üldse. Vot, Tallinnas. Või Tartus, nüüd ka Tartus. Muidugi. Kõigil on käed tööd, jalad tööd täis või? Jalad on tööd täis. No jaa, aga on näha, et see oleks kehvasti, ta kohendab ise edasi. Ma olen need kohad üldse välja kaubelnud. Aavik kõndis alla. Pane ära need asjad. Kuule, Sa pane need ära. Meil oleks pandud juba. Tule. Pane see üks. Siin läks ju, noh. Pane mehed veel tööle. Kumb paremini teeb? Ega üks ei tee seal midagi, vaatad peale. Tema teeb ja annab nipukaid kätte. Mis poisid teevad? Panevad bannerid ära ja lähme minema. Aitab küll. Kaspar. Jah. Mina. Ju. Ütle midagi meie fännidele. Fännidele või? Pange like, follow, subscribe ja need muud jutud, noh. See on ikka, noh. Mine, tee. Me panime kogu selle praegu üles. Ja siis? Käisin siis korraks ära, on ju. Jätsin 3, nagu kuridi, noh, ühesõnaga. Jätsin 3 isiksust. Ma võin enda käes hoida, ma annan sulle. Üksi siia, ilma järelevalveta. Ja mis on jälle, nakad valesti. Kuskil mätta taha paigutatud üldse. No uskumatu, töötas just venda. Ja nüüd? Aga käed tööle ja jõuame rutemini. Mäegi teeme burger endale vahepeal ja siis vasti näeme. Nii, teeme Alexalas väikse vahepeatuse Tikupoisis. Lähme teeme väikse eine ja siis vaatame, palju auto läheb selle ajaga. Noh, kas on lihtsam nüüd laadida või? Oled juba ühe korra kogenud? Räägi mulle. Ei tea veel, ma siin võtame äppi ka laadima. Ei ole nii lihtne see värk. No nii. Mugavalt QR-koodiga. On ja pamm. No tõmbad Alexala äppi alla või? No.
Loeb või? Nüüd toimub. Vaata, kus kerib kilovatte peale või? Charging 29 krossa. Käime söömas ära ja siis vaatame, palju akut on või? Nüüd oleme jõudnud siis korraks siis õhtutundidele. Siin autol on siuke huvitav funktsioon. Eks põhimõtteliselt sul on ikkagist nagu pikendusjuhe täiesti. 4 pistikupesaga saab võtta. Nii, ja vaatame nüüd. See oleks hästi lihtne olema ühendada. Nagu te varasemalt juba teate, siis meie ja elektriautod on siuke, noh, nagu on. Aga, ops, see läheb sisse. Ops, no nii, läks põlema. Nüüd teeme väikse maagilise editi ja nüüd näete, mis sellega teha saab kõike. Nii, saime nüüd oma valgusshow, saime auto külge ära ühendatud. Nagu näete, me oleme täiesti umbes kohas, kus niikuinii elektrit kuskilt võtta ei saa. See kõik, mis siin te näete, see tuleb otse autost, et siin on põhimõtteliselt on sul 4 pistikupesa, mille saad ära ühendada ja siis valitud asju saad ühendada vooluvõrku. Ja nüüd samamoodi, kui saad suvel kuskil, siis ma ei tea, telkimas, kämpimas, midagi muud tegemas. Ideaalne asi, lükkame asjad järgi siia, kõik saavad oma asju laadida, saad valgused peale panna. Mõtleme, võime kas seal sama autoga võiksime väljas podcasti teha, sellepärast elektriasjad vool on olemas, on ju. Minge proovige püüdist. Siis ka minge sinna, küsige autot, see ei pea olema just seesama, tegelikult on hästi suur nii-öelda variant, mitut erinevat sorti autosid on. Et minge julgelt neile esindusse, küsige proovisõitu, mõelge, katsuge, proovige ja jah, et ütleme, ausalt, väga aus auto on. Minge, proovige, tehke. Yo, BYD.